Tere, minu nimi on Mari ja minu töötuba keskendub rakendusteatrile ja lühidalt rakendusteatrist, et see on kogum teatripraktikaid, mille keskmes on osaleja ise. Eesmärgiks on muuta hoiakuid kas osalejate suhtluses või suhetes ühiskonnaga. Luuakse siis väljaspool sellist tavapärast teatriruumi ja kasutatakse koosloomet ja improvisatsiooni. Sellised harilikud toimumiskohad on näiteks koolid, vanglad, noortekeskused, tänavad ja igasugused muud sellised avalikud kohad. Ja siin on erinevad meetodid, mida kasutatakse, et näiteks foorumteater, luguteater, draamateraapia, loov kirjutamine, draamaõppe ja nii edasi. Ja oma selle töötoa olen jaganud 45-minutiliseks töötoaks ja esimese ma siis olen läbi teinud just hiljuti ühe väikeklassiga. Ja teine töötuba on siis selline, kus ma olen võtnud kokku erinevaid harjutusi, mis ma arvan, et võiks sobida väikeklassi lastele. Ja ma arvan, et iga töötuba võiks alata sellise ühtse rituaaliga, mida teha siis sama asja iga töötoa algus, et tekitada lastes ka selline turvatunne. Et näiteks mina tavaliselt teen algusringe, mulle väga meeldivad Dixit-kaardid, mis on siis selline mäng ja siin on hästi palju erinevaid pilte ja ma teen niimoodi, et noored saavad valida siis ühe pildi, et ma palun valida ühe pildi, et kuidas nemad ennast tunnevad ja selle pildi järgi siis kirjeldavad oma tundeid, et siis nad ei pea ütlema lihtsalt, et kas hästi või halvasti, vaid saavad kasutada sümboleid selleks. Ja selleks on muidugi veel variante, näiteks üks variant on, et nad saavad numbriliselt öelda, kuidas nad tunnevad ennast, näiteks 1-10, et 1 võib olla, et väga-väga halvasti ja 10 väga-väga hästi ja siis nad saavad valida seal selle skaala järgi oma tundenumbri. Ja kas või siis värvides öelda, kuidas nad tunnevad ennast, ma arvan, et hästi palju erinevaid variante on olemas. Nii, ja see on siis selline nagu algusring, et võibki teha ringi, nad kõik istuvad niimoodi ringis, kõik näevad üksteist ja siis ütlevad oma näiteks nime ja kuidas nad siis tunnevad ennast. Järgmine teine siis harjutus on selline, mis aitab koondada mõtteid, et näiteks kui nad tulevadki kuskilt mujalt, siis on hästi palju mõtteid laiali peas ja et on selline harjutus nagu 60 sekundini lugemine. Et see on selline aja tajumise harjutus, aga samas ka keskendumise harjutus. Ja kõik panevad tavaliselt silmad kinni, kui kellelgi on ebamugav silmi kinni panna, siis võib koondada oma pilgu ühte punkti või siis kõik võivad ka selja pöörata üksteisele, et siis võib-olla natukene parem omaette olla. Ja kõik hakkavad oma mõttes 60-ni lugema. Ja samal ajal juhendajal siis stopper käib, et tema näeb, et mis need tegelikult sekundid on. Ja hiljem siis, kui osalejad on enda arust selle 1 minuti lugenud täis, siis nad tõstavad vaikselt käe ja siis juhendaja võib kirja panna näiteks, et mis see tegelikult, kui palju aega läks. Ja siis lõpus toimub selline arutelu, et mis see nagu minut kellegi jaoks tähendab, et osade jaoks on see nagu pikem aeg, osade jaoks lühem aeg. Ja siin üks ääremärkus, et kui on väiksed lapsed, kes ei oska lugeda veel nii hästi, siis võib ka lihtsalt öelda neile, et tajuge seda 1 minutit ja siis vaadata, et kui pikalt või lühidalt nemad seda tajuvad. Vot. Ja järgmise harjutuse juurde, see on juba natuke selline füüsiline, mis on selline keha tajumise harjutus. Õpilased võivad siis seista näiteks ringis ja hakkavad vaikselt lihaseid lõdvestama, see on selline teatriharjutus, aga see aitab nagu väga hästi ka
keskenduda ja kuidagi lõdvestada ennast. Et näiteks, et kõik seisavadki käed kõrval püsti ja siis vaikselt hakkavad oma pead näiteks lõdvestama, et tunned, et kuidas pea läheb hästi raskeks, et siis juhendaja peaks nagu kogu aeg rääkima kaasa, et pea läheb raskeks, õlad lähevad raskeks, käed vajuvad alla, puusad, põlved, jalad, kuni lõpuks hästi pehmelt vajutakse maha selili. Siis jällegist, kui ollakse selili, võib öelda, et nüüd tunnete, kuidas jalad lähevad krampi, põlved lähevad krampi, puusad, käed, pea ja siis nagu vaikselt hakkad ennast üles jälle ajama. Ja siis jälle samamoodi vastupidi alla ja siis uuesti üles, seda võib mitu korda teha. Et see on väga hea selline keha tajumise harjutus. Ja samamoodi näiteks, kui õpilased lamavad selili maas, võib natuke juhendada neid, öelda, et näiteks taju maad enda all, lõdvesta eraldi veel käsi ja jalgu, selga ja turja. Ja sama harjutus saab teha ka näiteks aegluubis. Et siis nagu seda rohkem tunnetad oma erinevaid lihaste tööd. Nii, ja see harjutus viib ka ühe järgmise harjutuseni, kus siis, kui õpilased on selili maas, siis öelda neile, et nad jääkski pikali maha ja joonistada õhku kujuteldavaid esemeid. Et näiteks, et nad on selili, võtavad oma parema käe ja hakkavad mingisuguseid täiesti suvalisi kujundeid joonistama õhku. Siis võtavad mingi hetk oma vasaku käe, teevad sama asja, siis parema jala, siis vasaku jala, et siis on juba kõik käed ja jalad on õhus. Ja siis võib samamoodi küsida neilt, et milliseid elemente nad joonistavad või kas kõik käed, jalad joonistavad samu asju või kõik teevad erinevaid asju, et saab sellise väikse arutelu sinna juurde teha. Ja saab samamoodi näiteks öelda, et nüüd see õhk muutus võiks ja kuidas need nüüd või sisse hakkavad neid elemente joonistama või siis hoopis mingisugune kolmas asi, et siis jälle see harjutus nagu muutub ja nende ettekujutlus muutub. Nii, järgmine harjutus on etüüdid ettekujuteldavate esemetega, mis on selline harjutus, mida tehakse omaette, et kõik võivad näiteks minna, võtta sellise oma ruumikese ja hakata ette kujutlema näiteks, et nad on oma köögis ja teevad süüa. Kui nad on väga väikesed lapsed, siis võib-olla võib kasutada, et pane oma koolikott kokku või korista oma tuba. Et siis nad hakkavad ette kujutama oma tuba, et näiteks kus nende tool asub, kus nende arvuti asub, et milline nende tuba seal ette kujutletavas ruumis on. Ja samamoodi, et võtavadki oma nagu selle koolikoti ja hästi-hästi täpselt kujutlevad seda raskust ette, seda materjali ette, kui sügav see on, milliseid raamatuid nad sinna sisse panevad, pinali ja kõik sellised asjad. Et see on hästi-hästi hea selline loovuse harjutus. Ja neid asju võib ka teha erinevaid, et näiteks, et paned oma kingapaelu kinni, et selleks on ka alati hea muidugi võtta see päris jalanõu enne ja harjutada läbi seda mitu korda ja siis teha seda juba kujuteldava jalanõuga. Et siis näha, et kui täpselt sa tegelikult mäletad seda. Nii. Siis järgmine harjutus on selline, kus nad saavad ka oma sõnu kasutada, rohkem rääkida. Et juhendaja siis ütleb ühe sõna ja sellele sõnale peaksid osalejad värvi andma ja ütlema seda sellele omasel viisil. Et näiteks, et kui ma ütlen külm, et siis osalejad ütlevad kohe, mis neile külmaga seostub, milline värv, näiteks sinine. Ja siis osalejad ütlevad seda sinist külmal viisil, näiteks sinine või kuidas nemad seda teevad. Või näiteks
soe võib-olla minu jaoks on punane, siis ma ütlengi, et punane või noh, kuidas sa ise seda sooja emotsiooni tunned. Veel sõnu, mis ma olen ise kirja pannud, on näiteks tuuline, tuulevaikne, tormine, rahulik, jäine, kuum, porine, vihane, õnnelik, kuri, kurb, pingeline, närviline, naljatlev, naerev ja nii edasi, nii edasi. Ja näiteks minu selles grupis oli üks poiss, kes ei tahtnud väga palju rääkida. Aga seal klassis oli selline poster, kus olid erinevad värvid. Ja siis tema lihtsalt näitas näpuga mingisuguse värvi peale, mis ta arvas. Et see on täitsa okei sellist asja teha. Et kui keegi ei taha rääkida kohe. Järgmine harjutus, mis ka lastele väga meeldis, on erinevate keskkonnahäälte imiteerimine. Hea muidugi oleks jah, et kui nad sulgeksid oma silmad, et siis nad saavad rohkem selle harjutuse sisse minna. Aga taaskord, kui nad ei soovi seda teha, siis võivad lihtsalt ka ühte punkti vaadata või siis kuhu iganes. Ja ütlengi ette erinevad sellised olukorrad või keskkonnad ja siis nemad hakkavad erinevaid hääli tegema, et võib kasutada käsi, võib plaksutada, võib trampida, võib, ma ei tea, häälitseda, mida iganes teha. Et näiteks üks on mul siin köök hommikusöögi ajal ja siis, ma ei tea, osad võivadki trampida, osad võivad seal teha mingid kahvlite nugade hääli ja kõik, mis neid pähe tuleb või söömise hääli. Või siis lennuk enne õhku tõusmist, kiire päev rantšos, karneval ja nii edasi. Et erinevaid keskkondi annab välja mõelda. Nii, ja siin on mul veel paar üksikut harjutust veel jäänud. Et üks, mis minu arust ka väikeklassi lastele väga hästi sobib, on pilditeater. Et pilditeatris siis me õpime, kuidas meie keha ja emotsioonid on omavahel seotud ja ka inimeste omavahelisi suhteid ja realistlikke situatsioone. Seda tehnikat üldjuhul kasutatakse meie alateadlike mõtete ja tunnete avastamiseks. Et see on väga hea, sest seal näiteks me ei pea rääkima, aga me teeme oma kehaga erinevaid pilte. Pilt tavaliselt ei räägi ja ei liiguta, et kui öelda ette, et nüüd tee puu, siis võib-olla minu puu on selline üksik kuuseke ja või siis seda harjutust saab ka viia palju sügavamale. Et võib-olla esialgu teha selliseid lihtsaid sõnu, päike, puu, maja ja siis saab juba proovida näiteks emotsioonikaartidega, mis on ka väga, või tujukaardid, jah, on süke pakk ja siin on erinevad kaardid, tähendab, neid ei pea kasutama, aga mulle lihtsalt need endale väga meeldivad, et siin on süke viha, hirm, pettumus, et väga palju selliseid erinevaid emotsioonikaarte. Et igaüks saab võtta ühe kaardi endale ja siis teha sellest emotsioonist pildi luua. Või siis näiteks ütled ise ette neid emotsioone, et milline on kurb ja siis võib-olla mõni võibki minna teha sellise pildi või rõõmus, oled hästi avatud ja nii edasi. Et mulle tundub, et see pilditeater on jah hea viis, kuidas lastega suhelda. Nii, ja sellega saab ka erinevaid selliseid etüüde teha, et tehakse ka mitme peale, et seda ei pea üksinda tegema, et luuakse mingisugune situatsioon ja siis teised arutlevad, et mida nemad pildil näevad. Nii, ja üks mäng, mis ka väga hästi lastele peale läks, on selline, et sa võtad ühe sellise võlukepikese ja siis sa hakkad seda andma edasi
ja igal ühel, kellel see võlukepike käes on, siis saavad muuta ennast kellekski. Et näiteks, et mul on see käes ja mina muudan ennast baleriiniks ja siis sa oled baleriin ja siis tantsid see ringi. Ja teised võivad samamoodi muutuda baleriiniks. Ja siis saab jälle järgmine inimene selle võlukepikese muudab ennast kellekski teiseks ja siis on jälle kogu klassiruum muutub selleks samaks tegelaseks. Vot. Ja iga selline töötuba võiks lõppeda ka mingisuguse lõpurituaaliga ja üks selleks väga heaks on näiteks kleepuv kana. Selline mäng on, kus saad siis raputada kõik need emotsioonid, mis tekkisid maha endast, et võtad näiteks parema käe, siis loed 5, 1, 2, 3, 4, 5, vasak käsi 1, 2, 3, 4, 5, siis on puusad 1, 2, 3, 4, 5, siis on parem jalg, siis on vasak jalg, siis on 4 korda, 3 korda, 2 korda, 1 kord. Et on selline mõnus aktiivne harjutus, seda võib ka teha muidugi töötoa alguses. Vot, et see on siis mu esimene töötuba, mille ma siis hiljuti lastele tegin. Ja lähme teise töötoa juurde ja siia ma olen pannud esimeseks harjutuseks hingamisharjutuse, et neid on väga palju erinevaid. Et ma arvan, et ma ei teagi, kas ma hakkan siin võib-olla rääkima nendest, aga üks on näiteks selline 4x4x4, et 4 sekundi jooksul hingad sisse, 4 sekundit hoiad sees ja 4 sekundi jooksul hingad välja. Ja on ka selline lastele mõeldud versioon võib-olla, mis on lastele nagu huvitavam, on see, et nad kujutavad ette, et nende nimetissõrm on küünlaleek ja kui nad sisse hingavad ja välja hingavad, siis nad peavad välja hingama nii rahulikult, et see küünlaleek ära ei kustuks. Et see sobib ka sellistele väikeklassi lastele ilmselt paremini. Ja peale seda, kui osalejad on rohkem maha rahunenud, siis teha nendega sellist harjutust nagu hommikutants. Ja see käib nii, et paluda osalejatel mõelda 3 liigutuse peale, mida nemad hommikul teevad. Et sellised lihtsad liigutused. Näiteks, et pesed hambaid, siis võib-olla kammid juukseid ja sööd. Et sellised lihtsad harjutused, mida nemad teevad, liigutused. Ja seejärel nad kombineerivad need kõik 3 liigutust ja muusikasaatel siis teevad sellise hommikutantsu, et kus nad siis läbisegi teevad seda 3 liigutust. Et see on selline tore lõbus harjutus, mida teha. Ja samal ajal mõelda võib-olla nende tegevuste peale, mis me tihtipeale väga automaatselt teeme. Nii, peale hommikutantsu on üks selline improharjutus. Selleks on vaja mingisugust riidetükki, täiesti suvalist. Ja see riidetükk võib moonduda ükskõik siis milleks. Ja see hakkab samamoodi siis näiteks käima ringis ja öelda alati ette, et te arvate, et see on riidetükk, aga tegelikult on see hoopis ja siis keegi ütleb, et tegelikult on see hoopis tolmuimeja ja teeb selle tolmuimejaks või tegelikult on see hoopis kaelakee. Et see on ka selline väga äge loovust arendav harjutus ja samamoodi, et sa ei saa ette mõelda siin. Ja jah, alati peaks ütlema ette mingisuguse lause, et kas või see, et te arvate, et see riidetükk, aga tegelikult on see hoopis midagi muud, et see kuidagi annab sellele tegevusele sellise suurema tähenduse ja võib-olla maagilisuse. Ja samamoodi tekitab seda turvatunnet mängule. Nii, järgmine harjutus on selline hästi tore mänguline, et puuduta ruumis midagi ja seda võib teha ükskõik siis kuidas, et näiteks puuduta midagi sinist ja siis loed näiteks 5 ja kõik peavad 5 sekundi jooksul midagi sinist leidma ruumist. Või siis midagi punast või kas või mingi materjalid, et midagi pehmet, midagi puidust, midagi ümmargust, kandilist, suurt, väikest ja nii edasi.
et see on ka alati selline harjutus, kus lapsed lähevad väga leili ja selline sportlik huvi tekib kiiresti leida midagi. Nii. Nüüd on üks harjutus, mida saab teha lastega, kes juba oskavad kirjutada. Selle nimi on loovkirjutamine. Ja võib-olla natuke räägin, mis see loovkirjutamine on. Et esmatähtis on see loomeprotsess, mitte tulemus. Ja eesmärk on kirjutamise kaudu mõista erinevaid maailmavaateid, märgata erinevusi ja sarnasusi, õppida analüüsima enda ja võõrast teksti. Ja meetod sobib näiteks neile, kes ei julge kirjutada või kes arvavad, et nad ei oska mingit lugu kirjutada ja tahavad oma loomingulisust arendada. Ja seda saab teha väga palju erinevat viisi. Et üks viis on näiteks, et sa paned klassiruumi mingisugused täiesti suvalised 5 eset, ma ei tea, kas või mingi pliiats, tass, telefon, mis iganes sul näiteks kaasas on. Ja palud siis valida osalejatel ühe eseme, millest nemad hakkavad kirjutama. Ja kirjutamisel esialgu ei ole mitte mingeid piire, et lihtsalt kirjutatakse kõigest, mis tuleb, et kui on see pliiat, siis ma lihtsalt hakkangi kirjutama, et mida see mulle meenutab, võib-olla mida see värv mulle meenutab või kõik, mis sellega seondub mulle, et võib-olla mulle seondub sellega joonistamistunnid, mis mul algklassides olid ja siis räägin sellest. Või siis lihtsalt muudan selle pliiatsi tegelaseks ja räägin sellest sellisel viisil. Ja või siis saab ka teha niimoodi, et lasta mingisugust muusikapala ja siis osalejatel lasta kirjutada märksõnu, mida nad sealt kuulsid või millised emotsioonid sealt tekkisid ja selle põhjal kirjutada siis lugu valmis. Või siis kolmas viis on anda ette näiteks algus ja lõpp. Et neid variante on väga palju erinevaid. Aga nii mõnigi võib leida endas sellise kirjutaja ande. Et ma arvan, et see on selles mõttes väga äge harjutus. Ja olenevalt siis grupist muidugi, et mis tasemel nad on, et siis nad võivad ka neid lugusid omavahel jagada ja siis teha etüüdi nendest näiteks. Ja samamoodi selle loo jagamine peaks olema ikkagist vabatahtlik minu arvates, et kes soovib, siis võib oma loo ette rääkida. Ja siis lõpetada näiteks selle sama nimi ja number, et igaüks ütleb oma nime ja numbri, kuidas ta tunneb ennast 1–10 või siis värvides või mis iganes. Ja võib-olla siia lisaks ma ütlen ka ühe sellise meetodi, milleks on protsessdraama, et see on samuti väga hea selline meetod, mida lastega kasutada, et näiteks raamat Draama kompass on täiesti olemas eesti keelde tõlgitud, Allan Owens on autor. Ja protsessdraama eesmärk on siis see, et õpilased osalevad protsessis koos juhendajaga, et ei teki mingit lavastust, aga see ongi kõik selline teatrilik protsess. Vot, aga minu poolt siis kõik. Aitäh! Tere! Tere! Täna me räägime varjuteatrist Nõmme huvikooli õpetaja Eeva Luurega. Sa oled teinud juba Tallinna Ülikooli õpingutel magistritöö teemal miks ja kuidas teha lastega varjuteatrit. Kuidas teha siis varjuteatrit? Mida on selleks vaja? Et tegelikult varjuteatri tegemine ei ole üldse keeruline. Et juba varjudega mängida saab siis, kui on olemas mingisugunegi valgus ja mingi asi. Ja siis tekibki vari. Ja varjuteatrit saab teha nii, nagu minu esimene kokkupuude oli, et ma istusin vanaema voodiserval ja tuppa paistis just selline valgus, et sai seda esimest koera teha seina peale.
ja kindlasti on ka kõik seda mängu mänginud, et sa kõnnid tänavalaternate all ja siis märkad äkki, et sul on vari ja see vari kasvab hästi pikaks ja siis ta kaob ära. Et juba see on varjumängud. Aga mida on vaja selleks, et varjuteatrit teha või kuidas teha? Et varjuteatri tegemine võib tunduda algul, et see nõuab palju eeltööd, aga tegelikult piisab täitsa sellest, kui on olemas mingisugunegi valgusallikas ja mingi objekt. Ja siis see valgus paistab selle objekti peale ja objekti taha tekib vari. Nüüd, kui lastega teha, siis on selline põnev asi, et kui pannakse publiku ja esinejate vahele sirm, siis see valge kangas, et siis muutub palju asju teiseks. Näiteks on lapsi, kes kardavad esineda, lavale minna. Ja nüüd, kui nad esinevad nii-öelda selle eesriide taga, et siis nendel tekib selline privaatruum. Ja teine asi, mida tavanäitlejatel kunagi ei ole, aga varjunäitlejatel on, et nad näevad ise seda, mida nad teevad. Ehk et nemad ei ole nähtavad, aga samal ajal nad saavad jälgida seda, mida nad loovad või mida näeb siis publik. Et see on nagu üks selline asi, mis eristab tavateatrist. Siis varjuteater on natuke selline veider ja nagu lapsi ärkvele sundiv, ehk et sa pead kogu aeg arvestama, et perspektiiv on tagurpidi. Et kui ma lähen saalis lava peal publiku poole, siis publik näebki niimoodi, aga varjuteatris toimub täpselt vastupidi. Mida lähemale ma inimestele lähen, seda väiksemaks muutub mu vari ja publikule tundub, et ma läksin hoopis eemale. Ja kui mingit nukke näidata või kirjutada, siis see kõik on peegelpildis. Et selliseid põnevaid asju peab kogu aeg arvestama. Ja varjuteatrit saab teha ju nii nukkudega kui ka nii-öelda siis näitleja enda kehaga, mis on ka selline võimalus, et mis sinu kogemused on just? Ja et kui ma oma esimest varjuteatrit tegin, see oli võib-olla umbes 10 aastat tagasi, hakkasime lastega tegema, siis ma tegelikult ei olnud ise ühtegi varjuteatri etendust näinud. Ja ma ei mäletagi, kust see mõte tuli, aga me alustasime sellest, kuna meil oli lihtsalt slaidiaparaadi valgus, et me tegime papist nugud, et siis oli see siluett. Siis ma kuskilt kuulsin, et võib teha ka kilest nukke, näiteks Nukuteater pakub sellist programmi ka lastele praegu, et siis saab värvilised varjud teha. Ja siis YouTube'is leiab praegu lõputult variante, kus inimesed ise teevad oma kehadega, et kas siis mängivad või et näiteks üks laps on kaugel, teine on lähedal, siis saab mängida, et üks laps oleks nagu päkapikk, et see on ka väga põnev, kuidas need varjud muutuvad. Siis kellel on olemas grafoprojektor, siis saab hoopis niimoodi teha, et need väiksed tegelased saab sinna selle aluse peale panna ja neid liigutada. Ja eriti põnev on kõiki asju omavahel kombineerida. Et ma arvan, et see on selline leiutamiste maailm, et saab kogu aeg midagi juurde pakkuda. Ja esimest sellist päris varjuteatri etendust käisin ka vaatamas sellel, kui ma magistritööd kirjutasin, oli etendus Üle vee. See kestiski tund aega ja seal oli tohutult äge. Nad lubasid mu lava taha minna seda etendust vaatama esinemise ajal, et mida nad kõik olid leiutanud. Ja ma arvangi, et kui seda klassiga teha, siis et üks asi on muidugi see, et tore on, kui saab lõpuks esineda, aga ma arvan, et see protsess, mis seal ees on, see leiutamine, kuidas mida teha, kes mida teeb ja miks on ka varjuteater tänuväärne, võib-olla sellepärast nüüd mul meenubki, kui ma töötasin Kumus, ma tegin kaasaegse kunsti näitusel, tegin rühmadele ekskursioone. Ja siis ma panin tähele, et kui oli videoprojektsioon ja kui see projektor ei olnud kuskil lael või oli madalamalt, siis kõigepealt lapsed sinna saali minnes läksid kohe mingit kätevarri tegema. Ja siis ma võtsingi selle kohe programmi niimoodi, et andsingi ülesanded siin teose juures, tuleb teil seda video täiendada nüüd oma kas keha või kätevarjudega. Ja sealt saigi see idee, et ma tahaks kohe päris varjuteatrit proovida. Kas see on hea võimalus ka lastel, kes võib-olla muidu ei julge lavale astuda või rääkimata kõne ja teksti puhul, et varjuteatrit saab teha ju nii
tekstiga kui ka ilma tekstita ehk taustaks on muusika. Et mis plussid on just siin, pidades silmas juba seda algset pelgust, mis võib olla väikesel inimesel? Varjuteater üldse tekitab selle tunde, et me oleme seal koos seal lava taga. Ja kui tavaliselt ütleme, et laps peaks minema lavale ja siis ta peaks ikkagi oma teksti ise ütlema, siis seal varju sirmi taga ja tegelikult mina harrastan seda küll, et üks laps võib öelda teksti ja teine samale nukuga mängida, ehk et sellel mängijal jääbki keskendumisruumi rohkem, et ei pea kahte asja korraga tegema. Et igasuguseid vigureid saab teha. Ja võib teha tõesti niimoodi, et jälle, mis on eesmärk. Et mina lasengi vahel, kui lapsed tulevad koolist, nad on väsinud. Mu eesmärk ei olegi, et nad peavad mingi lavastuse valmis saama, vaid nad peaksid saama ennast väljendada, mis iganes rõõmud nendel on, mingid uued naljad, et nad saavadki ennast niimoodi välja elada seal. Ja kui nüüd ja mina kasutan tihti salvestamist hoopis. Ehk et siis kui on näiteks vaiksema häälega laps, siis on võimalik seda helitöötlusest natukene järgi aidata ja pärast on kõik see tervik ja laps ise ka tunneb ennast enesekindlana. No kuni sinna välja, et sa saad võtta mingid asjad, mida laps oma kõnes võib-olla pelgab, näiteks koputamine, et sa saad need ka välja lõigata tegelikult. Oleneb, jällegi iga lapse peab vaatama, kuidas see mõjub. Ja selline hea võimalus mõnes mõttes ka nende päeva argipingete maadamiseks, et laps saab ise välja mõelda ju need tegelased kuni selle protsessini, et ta valmistab need ja te jõuate nendega lavale. No mina olengi mõelnud, et sellel varjuteatri tegemisel võib olla 3 eesmärki või siis need kõik kombineeritud. Et üks asi on see, et ta on nagu õppeprotsess, ehk et siis selle käigus näiteks me tahame hoopis midagi muud ära õppida, aga et see õppimine oleks mängulisem. No mina olen loodusmajas töötan, et me näiteks õppisime selgeks nahkhiiri, et see oli väga pikk protsess, kus me kogusime materjali, tegime maastikumängu, et kinnistada teadmisi ja siis lihtsalt see etendus lõpuks üks kord esitasime, aga see kõik, kuidas need nukud meist äratada, et see oli nagu väga palju erinevaid asju sisse pandud, et siis oleks nagu protsess tähtis. Võib-olla jah, just nimelt, et laps eneseväljendus, et ta läheb sinna kanga taha, ma panen selle valguse tööle ja ma ei annagi talle ülesannet, ja see tuleb ise, et see selline olukord paneb nagu lapsed seal ise juba liikuma. Ja psühholoogid ju kasutavad seda nukkudega mängimist, et laps, ta lihtsalt mängib ja siis ta hakkab rääkima nende nukkude kaudu välja seda, mis tal tegelikult võib-olla muret teeb. Et samamoodi eriti, et sa oledki seal kanga taga ja see on sinu see privaatmaailm. Et seda ma olen ka kasutanud ja, et lapsed lihtsalt nagu räägivad sellest ja mina saan ka teada, mis nende jaoks praegu aktuaalne on, mis teemad või millest koolis räägivad. Ja 3. on siis tõesti see, et sa tahad publikule muljet avaldada, et siis on juba natukene vaja just teha palju proove, võib-olla näidata vahepeal mingid salvestusi, et nad saaksid aru, et kui laps on ära esinenud, siis ta tuleb sealt võib-olla kaardina tagant välja või kummardab seal, aga siis ta tahab tunda seda, et publik on vaimustuses, aga ta ei tule võib-olla selle peale, et kui ta kogu aeg mängib nukasti madalal, et siis publik näeb ainult tühja lava või et kui hästi pikaks läheb venitama oma, mõned lapsed ei taha lõpetada, sest nii tore on esineda, et võt sellised asjad saab ära timmida siis, jah. Et just jah, mis on eesmärk. Ja kindlasti ju sellist meeskonnatööd või teineteisega arvestamist kindlasti varjuteater ka õpetab ja toetab. Et nüüd seesama etendus, mida me tegime selle koolituse tarvis, et ma panin seekord lava taha kaamera filmima ja lihtsalt, et põnev vaadata, et kuidas nad seal siis toimetavad. Ja nagu selline heldimus tuli peale, et tundub mulle juba, kui ma seda lõppfaasi vaatan, et lastel on kõik selge, aga tegelikult saad aru, et näed sealt, et nad unustavad ikkagi. Aga nad teavad, mis järgmisel tulemas. Sa näed, kuidas lapsed silmad jälgivad üksteist, et ahah, tema pidi panema selle kile, aga oi, ta on praegu hoopis seal, ta ei jõua seda panna. Et ma panen ruttu ise selle kile ära või et keegi unustas nuku teisele poole, keegi lohistab selle ruttu üle lava, et ta saaks selle haarata ja õigel hetkel peale minna või et nad juba teavad, et nad ei tohi astuda valguse vihku. Et see on ka siuke päris keeruline, et kui lapsed algul lähevad,
sirmi ja sinna valguse vahele, siis nad jäävad nõutult nagu, et Eeva, et noh, et ei näe midagi, kõik on pime, on ju, siis ma ütlen, et astu valguse eest ära, siis sa näed. Aga et jah, et sellega mina enam ei pea ammu tegelema. Aga siis jah, et üks laps oli leiutanud, kuidas minna teise serva, et ta mitte ei läinud roomates sealt alt, aga ta rullis ennast sirgelt nagu teise poole, et selline hästi vahva nagu koostöö. Ja nad saavad aru, et ei ole niimoodi, et näed, tema unustas tegemata, et siis ei tule see asi välja, et nad kõik tahavad, et see tuleks välja ja et publik oleks vaimustuses ja siis nad nagu püüavadki teha nagu maksimumi. Et jah, et see ei ole nagu kohe, aga sa näed, et peale esimest etendust juba see esimene esinemine on selline asi, mis muudab rühma. Et peale seda nad on nagu juba punt. Et see esinemiskogemus on tegelikult nagu väga hea lastele anda. Ja mul ongi väga erinevaid lapsi tegelikult olnud. Ongi need, kes on nagu arglikumad, aga oluline on vaadata, et igaüks saaks teha nagu oma võimeid kasutada ja et ta üllatuks siis endas natukene nagu anda võimalust. Just see samagi, et selle heliga saab anda järgi. Et ta võib-olla ei ole harjunud valjusti lugema, aga nüüd ta kuuleb oma häält kõlavana üle saali ja soravalt kõik ja see, jah, et ta on sama väärne teistega ja siis ta juba on ise sellest julgem ja mõni, kes nagu tahaks kõike ise teha, et siis sa saadki talle anda mingid sellised nagu väga vastutusrikkad asjad, kus tuleb õigel hetkel nagu mitte maha magada sisse lülitust asja. Ja, ei, see on põnev maailm ja ma tean ju, et tegelikult väga palju vaja ei olegi, et kui me räägime nukkudest, siis nukke saab teha ju, sul on ka üks näide siin kaasas põhimõtteliselt kõigest, et natuke loovust ja... No meil on hästi eritasemega nukke, aga ma võtsin just selle nuku sellepärast, et laps hakkab joonistama ja siis tal on mure, et no näed, et joonistasin, nüüd kustutusjälg on siin ja et see ei tule maha, et ma tahan uut paberit, siis ma ütlen, et tead, varjud on alati puhtad, sa võid siia plekke peale teha, sa võid mitu korda ümber joonistada, no et liblikas tuli algul liiga väike, siis tegi suuremaks. Näo tegi ka pähe, algul nad joonistavad kõigile näod pähe, siis kui nad esimest korda saavad testida, siis nad saavad aru, et see nagu ei paista. Et selliseid hästi vahvaid asju on aga see kogu aeg paneb ju last taipama, et kas või sinna välja, et kui ma vahel teen sedasi, et on rühm esimest korda Värviteatris, ma panen selle sirmi ette ja ma lampi veel ei pane põlema, siis nad nagu vaatavad seda niimoodi, siis nad panevad üle serva nagu nukuteatrisse selle. Ja siis ma, aga sel hetkel, kui ma lambi põlema panen, siis kõik taipuvad, mis tuleb teha. Ja siis nad avastavadki, et aha, kotud silmad ei paistagi, siis me peame need mustrid sisse lõikama ja siis üks aasta meil oli väljakutse, et kuidas see on nagu hästi loogikat arendab, et kuidas panna ikkagi liikuma ka tegelasi. Et meil oli Rood-Irts, kes laps kindlasti tahtis, et Rood-Irts peab hüppama ja siis et muidu liigutad niimoodi, aga see ei olnud tema jaoks piisavalt tõeturu, ta tahtis, et Rood-Irts ikkagi nagu hüppaks ja siis me leiutasime. Siis vist oli mingi selline süsteem, et tõmbad nöörist, siis jalg tuli alla, lased lahti, siis üleval oli veetruud, mis tõmbas nagu hooga üles, et siis oli nagu hüppamise moodi. Või et keegi tahtis, et tal nagu tšintšiljal võrud liiguksid ja saba liiguks, aga käsi jätku, et nad algul võivad ju mõelda, mis kõik liigub, aga siis ma ütlen, et nüüd arvesta ainult seda, et sul on 2 kätt. Või võtad sõbra appi, et mõnda nukku saab liigutada ka 3-kesi. Seal etenduses on meil lõvi praegu sedasi. Et kas sa saad nagu mitme näpu otsa asju panna. Et see on nagu väga kihvt, kuidas lapsed hakkasid siis, kui nendel on väga suur tahe, siis nad nagu ei taha loobuda ja siis nad leiutavad. Ja ma räägin ühe apsakaga ära siis, et ükskord me olime just need nukud valmis saanud ja ma läksin tegema ühepäevast projekti, kus oli vaja siis nukud teha ja kui esineda ka samal päeval. Ja läksin kohe nende ägedate nukkudega, näitasin lastele, et näete, mida saab teha. Ja loomulikult juhtus siis see, et nemad tahtsid ka kõik sama ägedaid nukke teha. Aga ühtesid me olime teinud 6 aega, teised pidid sama valmis siis nagu 1 tunniga. Et siis ei saanud enam lapsi niimoodi alt ka vedada, et me ikka ei tee nii ägedaid nukke. See oli nagu päris selline maraton. Et tead, et kui nagu ette näidata, et võib-olla ei ole mõtet kohe nagu seda, et lastagi lastel ise hakata leidutama algusest peale. Vaadata, mis mõtted nendel tulevad, et anda see sirm, anda see valgus või isegi ei peata sirmi, et algul on seinapind, piisab juba sellest
ja et mis mõtted nendel hakkab tulema, mida nad tahaksid seal teha, kas nad tahaksid oma kehaga esineda, kas nad tahaksid selle nuku võtta appi. aga räägi sellest nüüd, mida me kohe vaatama hakkame sellest varjuteatri etendusest. Et kui sa ütlesid, et oleks selline koolitus vaja teha, et siis ma mõtlesin, et mida me esitame. Ja igasuguseid mõtteid tuli, aga see tundus, et aga miks just. Ja siis ma taipasin, et et me võikski teha etenduse sellest, et kuidas teha varjuteatrit või mis see varjuteater pakub, mis võimalusi. Et see on mõnes mõttes nagu kompott. Ma võtsin kõik, mis minu kätte jäänud nukud on ja mis põnevaid asju või efekte me oleme leiutanud, panin nad enda ette niimoodi. Ja hakkasin mõtlema, et kuidas siis selle abil kuidas sellest kokku panna siis nagu mingisugune lugu. Ja tegelikult on see nagu väljakutse ka minu õpilastele, sest ühel teisipäeval ma siis tutvustasin nendele selle lugu, mille ma olin välja mõelnud. Ja me saime niimoodi korra nagu jagada ära, kes mis nukuga mängib. Siis me kohtusime veel pühapäeval. Ja siis me tegime lihtsalt proove, aga heli ei olnud. Heli me salvestasime küll ära, aga nad teadsid, et mis järjekorras enam-vähem nad peaksid mingit nukku võtma, aga kui pikalt see kestab, mis hetkel nagu nukud vahetuvad. Ja siis ma tegin selleks esinemise päevaks, tegin heli valmis, aga ma olin veel sellise vimka nendele teinud, et ma olin paar asja ümber tõstnud. Ja kuna nüüd see koolitus ei toimunud niimoodi, et publik ei saanud kohale tulla, et siis me saime tegelikult tol päeval ka lihvida, aga ma panin täpselt korraks olukorda, kus nad siis pididki nagu siis selle heli ja selle sisse nagu kohe mängima. See oli päris põnev jälgida, et nad, kui kiiresti nad suutsid reageerida, et ka siis mul filmis kaamera taga ja siis nad olid nagu ootel ja nad tohutult kiiresti nagu said aru, et nüüd tuleb see osa, nüüd tuleb see osa. Laste jaoks on see päris asi, et kui nad sellise asjaga valmis saavad, võib-olla varjuteater on ka selles mõttes toetav, et lihtsamini tuleb selline põnev ja äge asi, kuna vari ise on väga põnev. Kuna vari ise hakkab mängima, ta võib venida, moonutada kuju, et kui laps seda teeb, et siis see tulemus on nagu selline ebatavalisem kui argielu. Tal on kergem saavutada seda publiku üllatamist ja saada seetõttu ka positiivselt tagasi. Ja sellele saame kinnitust ka kohe järgnevas etendusest, kus lapsed ise pärast ütlevad, et nende mälu järgi nad said vaid paar korda kokku ja siin see etendus ongi. Nii oligi. Et seda oli rõõm tõdeda. Aga Eva, veel võib-olla lõpetuseks julgustus õpetajatele, kellel on väikeklassid ja kes ei ole veel teinud varjuteatrit. Ja neil on väga erilised lapsed, et võib-olla sinu selline siiras tugi ja soovitus, et julgustamaks. Just, et muidugi võib enne välja mõelda juba, et mis sa tahad teha, aga te võite juba isegi seda proovida lihtsalt, et leidke mingi valgus ja ruum ja siis vaadake, mis hakkab toimuma. Ja sealt edasi on lihtsalt, et julgeda katsetada ja siis ma arvan, et õpetajal hakkab endal fantaasia tööle. Ta näeb juba laste pealt, mida kõike saaks teha. Ja mul on plaanis ka, et need mõtted, et magistritöö on paks, aga et ma kirjutan selle natukene lühemalt kokku need asjad, mis praegu kõik meelde ei tule, mida võiks nagu rääkida, soovitada. Et siis sa saad selle materjaliga kaasa saata ja mõned näited YouTube'is näiteks. Ja kui olukord lubab, siis nii nagu meil on juba külas käinud üldhariduskoolid, me kindlasti kutsume veel külla meie varjuteatrisse ja saame ka teistele külla minna. Jah. Seda me saame lubada. Ja siis ma saan küsimustele ka vastata. Mida praegu ei. Aga aitäh, Eva, ja nautige etendust ja järgmise kohtumiseni. Kus on vari? Ma ei näe teda. Oh, sind pisikest. Tahan
tahan suureks kasvada ja varju näha. Valgus ei saa varju näha, sest sinna, kuhu valgus vaatab, seal ei ole varju. Vari on alati asja taga, mida valgus vaatab. Aga ma lähen siis teisele poole vaatama. Siis jookseb vari ka teisele poole. Vari on kõige osavam peitusmängija. Aga ta saab mängida ainult siis, kui sina oled olemas. Kui sina kaod, kaob ka vari. Mis asja? Jaa, varjule meeldib lõputult mängida. Tal on lõputult põnevaid mänge. Need on varjumängud. On siin keegi? On siin keegi? Klaaks, olen kuri vares. Kraaks, olen kuri vares. Kuule, minu häält ei kuule. Lendan kuule. Mõned varjud on teravad, teised hägused. See sõltub sellest, kas objektile langevad valguskiired on paralleelsed. Hõõgpirnil liiguvad valguskiired laiali lambi igas suunas, nagu siililokkad. Tegelikult päiksel ka. Aga päike on nii kaugel, et need kiired, mis maad puudutavad, on paralleelsed. Päike ongi varjuteatri kõige suurem lamp. Tema läbimõõt on 109 korda suurem kui maakeral. See tähendab, et ta on üle 1 miljoni korra suurem kui maa. Kas on siis tõesti nii, et päikese sisse saab joonistada 109 maakera? Kuna päike mängib varjuteatrit, vahel hoopis pilve taga, saab kasutada ka inimeste tehtud lampe, millel on suunatud valguskiire, näiteks läätse abil. Mina olen kukk. Hugo tegi mu. Mina olen kukk. Miks sul siis munad on? Need tegi üks õpetaja ühes varjuteatri töötoas. Ta vist ei tea, et kukked ei mune. Tead, aga varjuteatris on kõik võimalik.
on ühist kalamehel ja varjuteatri õpetajal? mõlemad peavad olema üliosavad Sassis Tamiili lahtiharutamises. jooksen ma sallu, kõik meelest mul unub. tuul seal kasele patse punub. jooksen ma aasale, kus alles kumin. luites on mesi ja meelinnu sumin. jooksen ma niidule, kellukaid vaatan. liblikas kirju vist tahab mind saata. laskub mu juustele otsa ette, seisab nii vaikselt, et võta või kätte. Mida varjud veel oskavad? Nad oskavad kahaneda ja kasvada ja pigurdada. ja vahel on varjutus. varjutus? Kas see vihmavarju varjutus? või see kuu varjutus. oi, väga lahe. Issand, see oli nii köitev, et mul kohe täitsa tekkis kohe nii palju küsimusi. Kaua te seda harjutasite? 4 tundi või? Täna saime esimest korda hääle vajutada, siis 2 läbi. 2 proovi oli ennem seda täna hääle alla ja siis korra proovisime veel eraldi ka mõndasid üksikuid kohti. Okei, häälega, aga mis see tähendab, et õpite teksti pähe ja siis õige koha peal igaüks ütleb oma teksti või mismoodi see käib? me lugesime linti. jah, linti, see on praegu seal. Kas täna oli niimoodi, et heli tuli lindi pealt ja teie näitlesite? jah, Okei. No, see on iga etendus nii on. Okei, väga lahe. Ma just mõtlesin, kuidas te pähe õpite kõik ja teate, millal õigel hetkel midagi öelda. meil on lehed ka, kus on tekst. Lehed ka, okei. Minu meelest on alati kõige raskem, et sa pead meelde jätma ju, mis sa pead ütlema. Et nii, et siis te saite keskenduda sellele tegevusele. On ju? Te ütleme päris palju, kuidas te sinna lava taha kõik ära mahtusite. Äkki lähme vaatame, mis teil seal... Neid numbreid pidi ütlema sinna. Oi, oota, räägi, nüüd läheb põnevamaks juba hästi. Lähme vaatame.
tule, lähme vaatame kõik lava taha, ma saan aru, et meile tehakse nüüd väga põnev tuur. Nii, oi. Oota, kas see peab olema siis tagurpidi pidime kirjutama. okei. aga õnneks meil oli ette tehtud. Ette tehtud. Nii et te peate kõik oskama, varjuteatrist peab oskama kirjutada õigetpidi ja tagurpidi. Väga lahe. Ja kas see nüüd, mis see siin on? see teeb algust. See teeb algust. Okei, paned panen siis. selle siia. Kala on tagurpidi või? nojah. kõik on peegelpildis, jah? Kõik on peegelpildis. ja siis me lõvi. Okei. siia me prihtisime veel. Oota, vaatame seda, kuidas see vesi tuli, see oli väga lahe. Ja niimoodi. Okei. Ja kes need kõik välja on mõelnud, sellised trikid ja nipid? Eeva. Aga ise olete ka kindlasti mõelnud, on ju? tavaliselt Eeva mõtleb välja, aga siis see ei õnnestu, sest lapsed peavad ära panema, kuidas seda teha, nii et päriselt ka õnnestuks. Okei. Oi, ja ma näen, et seal on juba üks tegelane veel, kes ei taha enam peatada seda mõelda. Aga vaatame, kas siin on, ma saan aru, on tehtud need nukud. Kas te olete need ise teinud kõik või? mõned on vanemad. Mõned on vanemad juba? Okei, aga see on võimalik täitsa teha hästi lihtsatest vahenditest. Ma näen, siin on täitsa tavaline nii-öelda pulk ja papp ja see on nüüd siis lõvi, jah? Oi, kui ilus nägu tal on. Vaata peegeldis, muidu ei saa arugi. ja saba niimoodi. Selline. Ja mis teie ülesanne siis nüüd on selle loomaga siin? Üks hoiab teda. Tavaliselt 3 inimest. 3 inimest ühe lõvi kallal või? Okei. Aga kus te ise olite siis? 4 näitab, kus sa olid. Kus te olite? Näidake, ma ei näinud teid küll teiselt poole. Niimoodi või? Niimoodi pikutad ja mängid teatrit või? Okei. Jalga niimoodi. Ja sina olid siin ja te olite seal või? Vahepeal käis ilge müdin, kas te siis vahetasite nagu kohtasid? jah. Okei. Et sa roomasid sinna ja siis keegi tuli see asemele? Okei. ja teie olete juba nii ära, et teile ei tule meelde, aga tavaliselt algul juhtub see, et kõik kõnnivad eest läbi, nagu meil kaameramees juhtus. Okei. aga teie tulete siit alt läbi tavaliselt, eks? ja siis tegime telefoni kohe peal valgustama. Telefoniga või? Aga mis sa telefoniga valgustad? no ütleme see koht näiteks. No. võtke koos. kes tahab oks hoida? Nii, ma võin hoida midagi. Kus ma pean olema? ja siis siin. kes hoidis? Moonika, hoia. No hoian. Kus ma pean olema? Siin või? Niimoodi varjame. jah, 2 tükki tegid teise hiilisid. Aga kuidas sina noppisid? Vahepeal läksid suureks ja väikseks? no Siis sa nihutad lähemale ja kaugemale, on nii või? Okei. ja siis niimoodi saab väiksemaks. Väga äge. Aga miks just varjuteatrit teile meeldib teha? Eeva tegi siukse ligi. Aga kas te olete tavalist teatrit ka muidu teinud proovinud või? ja me teeme mõnikord siis, kui Eeva tuleb siia. teeme, siis me teeme talle üle oma proovikameras teema olema alati liiga vara. Tahad üllatust teha, jah? kiire etendus. Okei. Aga mis on varjuteatris mõnusamad? tee. Tee või? meil on enda tassid, meil on enda serviis. ja me oleme ise teinud tassid. talik, et kauss. Väga lahe. Aga hirmus ei ole, tuled siia, publik täna küll ei olnud. aga publikut ei paista. Aga publik ei paista? see on tõesti nagu. ja see ongi äge, jah? Siis ainult pärast pead julgema kaardi alt välja tulla ja lepitada neile. Väga aga lahe. siis ei pea midagi tegema. kuulge, aga kas teil, mina ei saanud üldse aru, aga kas teil täna praegu siin viimast etendust tehes, kas midagi tundus ka, et see oleks tegelikult nagu napikas, unustasin ära, aga. Aga kus sa meeles pead, teil on toolide peal, ma näen, iga tooli peal on oma loom, et siis sa tead täpselt, kust, millal sa pead kellegi võtma või? ja selle igalühel on ju oma ülesanded. ülesanded on jagatud või? jah, okei, kes võtab villa ja nii. okei, et igaüks täpselt teab, mis tema roll on, keda ta näitama peab. Väga lahe. ja siis kalad üliselt siit. Kalatöö, Siin on jaa, nüüd. seda ma nägin, see veetrikk oli äge. Nad on raske liigutada. kleepima. Jaa, et sinna kinni, jah. No kalal meeldib vees olla ja muidugi teha kätte kinni. Okei, väga äge. Kuule, aga on veel midagi, mis te ise tahaks rääkida, sest kui nüüd keegi vaatab seda etendust ja kuulab teie juttu,
et mis on veel põnevat, mida te kindlasti või ägedat, mida te tahate teistele öelda, et tulge varjuteatrisse sellepärast, et siin saab teed. siis on teed, väga hea. Siin on pepanis. Siin on ja pepanis protsenti. Okei. Pepa makaron. aga ma saan aru, et tegelikult igaüks saab tulla oma loo välja mõelda ja sellest näidati teha. no näiteks Marta, kes seal väga tagasihoidlikult nagu seisab, tema on tohutu ideede generaator, tema aitab väga tihti välja mind olukorrast, kus ma ei tea, sina, mida teha. Marta, tegid ka ühe jõulu. Tema tegi just, väga ta äge. kirjutas ja lavastas ja kõik tegi ise, kogu etenduse. ja mis klassis te käite? Kolmandas. 3., 4., 6. klassi näitlejad, ise lavastavad, ise näitlejad, väga äge. kuulge, aga suur aitäh, väga vinge igastahes, et me teeme kõik endale veel. nii, aga ma arvan, et Meil on läbi. kinni.